järgmise 24 tunni jooksul kontrollib meie elu Kreekas täielikult ChatGPT. Me ütlesime chatile, kus me paikneme ning käskisime tal välja mõelda kõige hullumeelsem ja seiklusrikkam päev järgmiseks 24 tunniks. Aga konks on selles, et ta avaldab oma plaani meile reaalajas, andes järgmise kasu alles siis, kui eelmine tehtud on. Seega nii meil kui ka teil ei ole õrna aimugi, kuhu me lõpuks välja jõuame. Hea küll, alustame salapärase Kreeka päevaga. Võtke ette mõnus hommiku jalutuskäik rannas, aga siin on väike ülesanne. Koguge 3 kõige omapärasemat rannalt leitud eset. Kui olete 3 eset leidnud, tulge tagasi ja ma näitan teile, mida nendega järgmisena ette võtta. Meil on asjad olemas, mida me nüüd nendega teeme. Suurepärane, need 3 eset saavad teie päeva väikesteks sümboliteks. Järgmine samm. Looge nendest esemetest oma päeva õnnistamise rituaal. Rituaali lõpetuseks tõstke käsi ja lubage endale, et täna on päev, mil te olete valmis kõigeks. See on unexpected nagu. Mul on juba üks mõte olemas, kas ma võin seda rituaali läbi viia. No. Merekarp tähendab seda, et meil tuleb väga palju seiklusi seoses merega. See Mari visualiseerib seda, et täna me saame väga head sööki süüa. Smart. Ja see kivi visualiseerib seda, päev tõetab tulevad täis ootamatusi. Eseme jumalad rannast korjatud. Kõige austuse juures me oleme valmis kõigeks, mis sa meile ette tood. Me oleme valmis kõigeks, mis sa meile ette tood. Oleme oma kohustused täitnud. Täiuslik, olete ametlikult valmis oma salapäraseks seikluspäevaks. Järgmine samm. Haarake käppermänni külmkapist või toiduvarudest midagi kerget, et valmistada hommikueine rannaäärsel piknikul. Valige selleks üks päikseline koht rannal, laotage laiali midagi, mille peal istuda, nautige hommikusöögi koos vaatega merele. Sööge all vestelge, millised ootused ja üllatused võiksid teid täna ees oodata. Mis ootused sul siis tänaseks on? No see hommikune mingi rituaal on juba nii nagu out of the box, et mul ei ole enam otsuselt ootusi, ma nagu näen, et ChatGPT-l on ideid. Kindlasti me teeme midagi historilist ja lähme kuskil kindlusesse või midagi. Teeme mingis ägedas kohas võib-olla söömas, aga ma arvan, et ta teeb ka mingisugust ekstreem nagu spordiala. Sest et ta rõhutas, et midagi seiklusrohket hakkab tulema. Nii ChatGPT, meil on nüüd väga mõnus hommikusöögi piknik olnud. Mis me edasi teeme? kindlus! Kindlus! Yes! Järgmine samm, sõike Palmadi kindluse juurde. Tee sinna on tähistatud ja kergesti läbipääsetav. Avastage kindlusalasid ja filmige lühike video. Valige üks kindlusega vaateplatvormidest ja salvestage 30-sekundiline klipp, kus jagate oma esmamuljeid ja emotsiooni sellest ajaloolisest paigast. On imeline vaade nahkli üle. Okei, kedagi ei kotti see vaade. Lähme vaatame ägedat kindlust juba. Vaadake, siin kindluses on niisugune ilus sissepääs, kus saavad sisse ainult eliidid ja kindluselanikud ja loomulikult, kuna meie kodu asub siin kohe kindlusest väljas selles autos, siis meie lastakse siia ilusti sisse. Okay, thank you. Saime siis sisse tasuta, sest et me oleme veel nurukid. Siin te näete ilusat kaitsemüüri, sealt lasti vaenlast alla. Pärast teeme kõigele piirrollid peale, nii et up eyes up here. Siis siin on ilus park, kus saavad... Maia, ma olen siin. Don't get distracted. Ma tean, et siin on väga... Ära tule nii ligeda, aga vaata siia. Siin saavad siis kõndida kõik eliidid ja siin te näete, kuidas inimesed veel teevad tööd, laovad neid kive. Ühesõnaga tegelikult täna on mesimeeri. Mesimeeri tähendab, et kreeklased magavad. Täna praegu. Praegu on mesimeeri, see tähendab, et kreeklased kõik magavad. Sellepärast siin praegu neid näha ei olegi. Ja siis sellepärast ongi meil siin väga hea vaadata, sest muidu siin nagu iga hommik ja õhtu kõik tööd täis vaadake. Okay. Mihkel, sa nagu... I gotta stop this Yap Nation. Nüüd me oleme... kuidas seda öeldakse? Oota. Okei, teeme uue. Nii, nüüd me oleme jõudnud siia kaitsemüüri juurde. Siit, nagu te näete, siis tavaliselt kõik kreeklased siit vibudega on valmis. Kui türklased tulevad, siis ka BAM! Näed teist kürklast. BAM! Et keegi siit läbi ei saa. Aga see on siin veel
ehitusjärgus. Need on praegu pooleli. Sellepärast need mehed on jällegist magavad praegu ja lõuna on ka praegu. Aga kui siit sisse tulete, siis siin asub kaitsjate peakoridor. Tavaliselt on siin ikkagi türklastest märklauad ka, aga need praegu filmimise jaoks on vist maha võetud, sest et ei taha mingit poliitilist jama siia korraldada Eestisse. Jah, et siin on nüüd puur, siia lähevad kõik türklased sisse ja samamoodi te näete, et sinna lähevad kõik türklased, kes on pimedad, sest seal oli valgust, aga siin, kes näha oskavad, siis need lähevad siia tumedamasse auku. Aga loomulikult lähme üles. Siin me näeme sellist toredat tuba. Ma arvan, et siin, ma ei tea, einestati või äkki oli hobused siin ja lähme ka edasi. Ja siin oli mõne Kreeka sõduri kamber. Mõne rikkama Kreeka sõduri kamber. Sellepärast, et ta ainult üks voodi. Mis seal on? Siin on ka üks tuba ja see on nii lahe, et see on nii hästi säilinud. Ma ei valesti aru saanud, neid veel ehitatakse loomulikult. See on peaaegu lõpuni nüüd viidud. Need on mõeldud, vaata siia. Näed, kui suur müür siia on, eks ju? Et need müürid, mis siin kõrval on, neid veel ehitatakse, aga muidu siin kogu aeg päevatööd käivad ehitus, aga praegu mis meeri kõik magavad, nagu te juba teate. Kõik loomulikult tulevad ilusad kuulikid aknad siia ja ei tasu üldse alahinnata seda kindlust. Olete te mõnda türklast siin praegu näinud? Okei, jah, vangikongides need praegu on. Just praegu kõik türklased on vangikongides. Aga nad on ka lõunal, nad visimeeritavad. Aga meie lähme uudistame edasi. Tegelikult siit Nafplina linnast on võimalik ka jala see kindlusesse saada, aga siis on vaja kõnnida läbi 999 trepiastet. Lähme vaatame edasi. See on nii takku ehitatud kindlus mäe peale, sellepärast, et kui vaenlane tuleb, siis nad peavad ju mäest kõigepealt üles ronima ja samal ajal, kui nad mäest üles ronivad, siis kreeklased said neid pildada mingi kivide ja muude asjadega. Ei, basuukad ja vibud. Kell! Vaata, seal on kell. Seal on kell. Ja Mihkel, palun ära helista seda kella kindlasti. Seal on ka üks kindlus ja seal on selline pisiki kindlus ja see on crazy, et kui vaenlased tahtsidki siia saada seda kindlust vallutama, tegelikult pidid mingi megast kaljust üles ronima. Vanad kreeklased lahjendasid veini 3-1, nii et enamus sellest oligi vesi. Ja miks nad seda tegid on see, et nad tahtsid, et neil oleks võimalik pikemat aega selliseid intelligentseid ja huvitavaid vestluseid pidada üksteisega. Where are y'all from? It's in Europe here, right? Yeah, in Europe, one of the Baltics. Oh, okay. This is very scenic up here. What's your name? Matt. What's your name? Michael. Michael? And Maja. Maya? Maja, yeah. Okay. My wife's coming in a second. Next to Latvia, Russia, Finland. I would say, are you married? No, not yet. When? Uh-oh. Come on, She spotted you. Don't be scared. I don't know. Did you get in the water? Yeah, it was very nice. Really? Yeah, the water. Was it cold? We're from Estonia and we don't winter swimming, so. Oh, okay. Yeah. Yeah, it's very nice. Nice talking. All right. Nad küsisid, et kas me oleme abielus ja siis ma olin ei ole, aga võiksime ju olla. Tegelikult ma tahtsingi sulle midagi öelda. Ei, don't do that. Sa ei tohi mängida sellega. Kuigi see oleks väga ilus koht, kus ma mõtlen, et kui sa oled türklane, seda kindlust vallutada on räme raske. Vaadake, sa pead kõigepealt nendest kaljudest üles tulema ja siis siin need sõdurid juba, neil lihtsalt on et kolks paari kiviga ja sa oled läinud. Tundub väga raske olla sellist kindlust vallutada. Samas, kui mõelda, siis seda kindlust äradassi oli ka väga raske ehitada, aga see oli väärt seda, see on väga hea investeering. Oleme jõudnud tagasi autosse ja küsime nüüd chatilt, mis saab edasi. Käisime kindluses ära ja mida me nüüd peame edasi tegema. Sõitke lähedale asuvasse Nafplio vanalinna, leidke vanalinnas autente Kreeka kohvi kui väike tavern. Vali välja tavern, kuhu me lähme ning vali välja täpselt, mida me tellime.
parkisime auto ära, kõndisime läbi vanalinna ning jõudsime siia ChatGPT soovitatud kohta, kuigi kahjuks see on kinni. Ehk siis nüüd ütleme ChatGPT-le, mida edasi teha. Nipp, mille õppisin oma isalt, on see, et tavaliselt me valime taverni selle järgi, kus istuvad ka kohalikud kreeklased, et tavaliselt need on väga head hinna ja kvaliteedi suhtega. Aga see tavern, mida soovitas ChatGPT, minu arust peaks olema see seal ja vist on ka lahti. Aga kuna kliftikood ehk siis aeglaselt küpsetatud lambaliha ei ole. Küsi chatilt, ütle, et ei ole. Stifado. Okei, seda ka ei ole. Antud stifado toitu ka ei ole. Okei, seasuflaki siis. Mul on kõht nii tühi ja see koht on imeline. See vibe siin on nagu 10/10 ja me vist tellime Brisbane toitu ka, mis on nagu super hea. Ready? Please. Ne. Ένα σακανάκι τυρί παρακαλώ. Σακανάκι. Ναι. Ψωμί θέλουμε. Ψωμί, ναι. Και ένα σουφλάκι χρονιά με πατάτες και ένα χωρετάκι. Και ένα χωρετάκι. Ελληνικά λίγο. Ούτε εγώ. Ναι, από την Εστονία. Εστονία. Понимаете по-русски? Чуть-чуть. Και ένα μουσάκα. Πολύ ωραία. Και ένα μικρό πυρετσίνα. Και... Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Nii, Kalioreksi meie eelroog on saabunud, mis on sakanaki, mis on praetud uust, kreeka salat ja sai. Mis see on? See on vein, ehk siis retsiina. See vein, mille sees on männi seda vaiku, ehk siis ta algaja kreeklastele maitseb võib-olla natuke veidralt, aga minu arust on üks maitsvamaid veine. Aga võtta siis onks. Ma kahjuks ei joo, aga muidu ma võtaks, kui ma jooks, sest see on väga hea vein. Kreeka salatit. Pehme, hästi mõnus. Ja 2 klaasi veini maksab 2 eurot. Minu lemmikosa Kreeka salati juures on see lõpp süüa koos selle vedelikuga. Ning moussaka põhimõtteliselt, siis tal on sees kartul, hakkliha, suvikõrvits, mingid asjad veel peal, on selline mõnus juustune kreemine kiht. Siukene palju? Jaa, chat on meile väga hea restorani valinud. Ja suflaki on ka klassikaline selline sealiha varras, ütleme nii. Siin on paprikad vahel, paneme siis hidrunit veidike peale. Sea suflaki. Väga maitsev. No nii, ChatGPT, käisime söömas ära, väga maitsev toit oli. Mis me järgmisena peame tegema? Ja tuletan sulle meelde, et meie eesmärk on teha ka väga vahva YouTube'i video. Seega anna meile midagi nagu ekstreemsemat võib-olla. Järgmine samm, sõitke Didima koopasse. Uulala, see tundub põnev juba. Kui olete koopa põhja jõudnud, võtke hetk ja rääkige, mis tunne veeta minut täielikus vaikuses ja pimeduses ilma taskulambita, et tunnetada koopa atmosfääri. Ma kardan pimedust. Kuule, that's sick, yo! Ma olen excited. Lähme sinna ja siis näeme, mis hakkab juhtuma. Oh my god. Mille pärast ma veidi muretsen, on see, et praegu ütleme, et me jõuame 17.14 sinna koopa juurde. Ja siis juba hakkab päike loojuma ja pimedas matkata pole nagu kõige parem, ehk siis ma veidike muretsen, kas me jõuame seda teha.
me nüüd jõudsime siia kohale ja nagu näete, siis on pime. Ehk siis me vaatame, mis seal pimedas toimub. Scary, spooky, skeleton. Nagu te näete, miks võit on olnud? Stopping. Okei, Halloween oli just ja siis siin on täitsa pime. Okei, lähme vaatame seda cave'i ja siis paneme seal lõpus tuled kustu ja siis teeme neid ChatGPT ülesandeid. Ma olen kuulnud sellist huvitavat fakti, et kui sa tahad, et su tüdruksõbraga oleksid kohtingud palju nii-öelda sellised, et need toovad üksteist kokku. See on oluline, et te kogeksite sarnast asja. Sellepärast ei töötagi väga hästi kohtingud, kus näiteks üks väga armastab näiteks Ameerika mägesid ja teine nagu täielikult vihkab, sest et neil on sama kogemus. Aga samas, kui mõlemad kardavad, siis on eepiline. Sama tunne siis... Nagu te näete, siis meie teid praegu väga hästi ei tööta, sest et üksin väga kardab praegu. Aga vähemalt teil on tore vaadata, sest kui teid ei oleks, uskuge mind, ta ei läheks praegu mitte kuskile, ta oleks nagu... Ma ei lähegi! Lähme, mine ees! Kurat, kas see nagu kutsub? Ma ei taha minna! Tammides? Ma ei taha minna. Nagu... Kontekstiks, ma olen olnud terve elus see, kes mitte kunagi ei ole nõus vaatama ühtegi õudukat või ma ei taha käia mahetud majades öösel for obvious reasons või mulle ei meeldi hirmsad asjad. See on nii vastik minna sinna, see on nagu vastik. Sa võid minna, mine ees. Mine ees. Tule. Ja, mine. Ma olen sinust 4 meetrit tagapool. Nüüd siseneme siia hauakambrisse. Mihkel, käi pikki. Vaadata sinna poole igal. Okei, no way. Mihkel, ma olen klaustrofoobik, ma ei saa minna. No tule läbi, siin ei ole kedagi ju. Hi, anyone here? Siin on ainult üks lind. Lind? Ja, tule vaata. Ma ei taha. Kallis, suga ei juhtu midagi. Sinuga tõesti ei juhtu mitte midagi. Mine juba allapoole saa. No ma lähen. Siin on üks veel ettevaatust. Oh my god! Kuule, siin on kõik hästi. Tule. Kui minuga midagi juhtub, ma lähen sust lahku. Mine. Ei. Mihkel, ei. Ma olen fucking klaustrofoobik. Tule nüüd, siin ei ole midagi. Siin lihtsalt trepp läheb alla. Siin ei ole mitte ühtegi päris ohtu. Kui sa mõtled selle peale, siis õues on valge. Ma olen siin käinud, ma mäletan seda kohta. Mine nüüd. Nagu ChatGPT ütles, et taskulampe paneme kustu. Seda me kohe kindlasti ei tee. Me oleme valmis kõigeks, mis sa meile ette tood. Me oleme valmis kõigeks, mis sa meile ette tood. Huvitav, mis see Kreeka mütoloogia siin taga on? Meie proovib eemale põigata sellest kohustusest, et me teeks selle tema ekstreemväljakutse. Olgu. Mis ta arvab siin? Nii, kui olete Poopa põhjõudus, kuhu me praegu ei lähe, me oleme jääme siia. Oota, siin saab veel minna või? But that was your first mistake. Ei taha minna nagu asja. Ära vaata mind sükeste silmadega, need on liiga armsad. Ära vaata mind selliste silmadega, sa oled liiga creepy. Palun, ärme lähe. See on meie tänane väljakutse. Meie merekarp, auguline kivi ja mari. Mine siis, lähme. Aga me ei pane nüüd tasku lõpustu. ChatGPT keskib seda. ChatGPT keskib. Kui olete Poopa põhjõudnud, võtke retki ja rääkige, mis tunne oli selles juba. Seejärel andke üksteisele väike väljakutse. Näiteks veeta minut täielikus vaikuses ja pimeduses ilma tasku lambita. Näiteks. Minu jaoks juba terve experience juba väljakutse.
tema kõik asjad ongi näiteks mingi sul. üks sake. Aga lähme lihtsalt alla siis. Lähme lihtsalt. Ja sa ei pushi seda, sa ei hakka pushima seda ja sa ei hakka piirpressurima mind. No selge. Nagu sa alati piirpressurid. Jah, tule. Täna ka. Ma võtta iga lungs viini. Ja iga alati piirpressurid. Oleme jõudnud kraatri põhja. Mis me nüüd edasi teeme? Me oleme valmis kõigeks, mis sa meile ette tood. Aga ütles Maia hästi kardab, kas on midagi muud, mida me teha saaks? Maia kardab väga pimedust. Mis me tegema peaksime? Laske oma kujutlusvõimeline rännata ja mõelge välja väike legend või lugu selle kohta, kuidas see koht võis kunagi tekkida. Okei, aga paneme lihtsalt silmad kinni ja kujutleme, mis siin võis olla. Miks see koht võis niimoodi tekkida? Mina isiklikult arvan, et allpoolsuse jumal Hades proovis allmaailmast välja pääseda ja selle jaoks tegi ühe suure tunneli maale ehk siis maa peale. Aga Zeus saatis oma sohilapse Heraklase hoopis Hadesega võitlema. Aga siis Herakles küsis abi kaljuolenditelt, kes kallaksid võimalikult palju kive Hadese tunnelisse, et see tunnelilt ära täita. Ning siis jäigi alles ainult selline kraater, mälestamaks Heraklase heategu maailmale. Ja. Väga originaalne. Võiks teha tähtelist. Nagu Miilosel tegime vähe. Igatahes, kuigi ma algus kartsin siia tulla, siis ma olen nii õnnelik, et ma tulin. Lõpuks me leidsimegi oma selle ühise punkti, mis oligi teha neid pildikesi, Ja. millega meil oli väga tore. Aga kas nüüd küsiks ChatGPT-lt, mis me edasi teeme? Meil siin koopas läks väga hästi, et mida me nüüd teeme järgmiseks. Ütlen ka ära, et kell on 7. Mitu, kas ta saab aru, et meil on pime? Ja järjest nagu mõtlesin ka selle peale, et kas ta saab aru, et meil on pime. Panoraamvaat ja päikseloojang. Ütlen ka sulle ära, et täiesti kott pime on, et meil päikeseloojang ei ole küll väga hea viis seda päeva veeta. Samuti pea meeles, et me teeme siin niisugust seiklusrohket YouTube videot, nii et ära ole nii igav ja räägi midagi nagu... Ole nagu cool kid. Jaa, bro. All right, bro! Hermionis, oh my god, ma olen Hermionis käinud. Ja bro, kui tahad hommikul päiksetõusu otsa oma kämperis näha, siis see on täpselt see vibe, mida sa taga ajad. Nii cringe. Me just sõitsime sellest tavernast mööda ja see on kinni. No worries, bro. Suunduge hoopis Paradoxiako tavernasse. Kuna olime nii väsinud ja adekvaatset juttu meie suust ei tulnud, siis võtan voiceoveriga üle. Parkisime auto ära ning jalutasime sinna chati valitud restorani, mis nägi väga armas välja. Valisime endale koha ning saime teada, et chati valitud toitu ei olnud menüüs. Siis tuli aga pikk jutuajamine meie ja chati vahel, mineme siis sööme, chat tahtis, et me sööks musakat jälle, aga musaka isu meil kohe üldse polnud ning siis otsustasime chatilt küsida seda. Sobib, et me hoopis võtaksime mõlemad piirospitad kanaga. Andke kommentaariumis teada, kas see on nagu cheatimine. Sest et kui talt niimoodi küsida, siis mul on nagu ükskõik, me küsime, et kuule, et kas sul on okei, et me sööme laua all vaata. Ja siis ta on nagu, et jaa, okei. See kõlab isegi huvitavalt.
aga igatahes see kanankiiros pita maitses väga hästi, sõime rahulikult ning siis küsisime ka chatilt, kas oleks okei, kui me käiksime ka läbi Pagarärist ning muidugi ta vastas jah. Jah, eks ta oli natukene nagu cheatimine, aga me olime väsinud, kell oli juba 10 õhtul, me ei jaksanud tegeleda selle chati ümmarguse jutuga, ehk siis võtsime oma saiekesed ning küsisime, mida me edasi teeme. Järgmine samm, öine rannaseiklus ja tähistaeva vaatlus. Ühesõnaga sõidame kogu Verta randa, vaatame tähti ja sööme neid Pagareri asju. Igatahes ChatGPT tõi meid siia huvitavasse randa, aga kui sa tahad teada, milline see rand näeb välja päevavalgel, siis pane subscribe ning vaatame järgmist videot. Kommenteerige midagi vahvat ja näeme juba järgmisel pühapäeval. Davai, tšau!